Ühest püstolilasust Sarajevos alanud esimene maailmasõda kiskus sõtta loetamatu arvu rahvaid. Impeeriumidele tähendas ilmasõda kadu, aga paljudele riikidele ka sünnihetke. Esimene maailmasõda tõi omakorda kodusõdu ning ka sõdu riikliku iseseisvuse eest. Paljud rahvad iseseisvust siiski ei saanud, meie sõda vormistas aga lõplikult rahvusriikluse. Tegelikult see kõige tähtsam faktor on siiski see, et suured naabrimpeeriumid olid lagunemas. See andis lihtsalt seda vaakumi, seda poliitilist vaakumi, mida oli vaja täita. Meil on 2 ajaloolist suurt vaenlust, kes on enamasti rivaalid omavahel. Saksamaa ja Venemaa, mis tähendab seda, et kui üks on nõrk, siis on teine tugev, siis me oleme selle teise võimu all. Esimese maailmasõja lõpus juhtus kummaline lugu, et Saksamaa ja Venemaa, kes olid omavahel sõdinud, kaotasid mõlemad. Venemaal oli tulnud võimule enamlased ja et nende võim oli just parajasti nii nõrk, nagu ta oli, et Venemaal oli selleks ajaks juba käivitunud kodusõda, et võime ju kujutleda ka sellist situatsiooni, kus enamlased oleksid võimule tulnud, kus nad oleksid jõuga kõik oma vastased maha surunud või kui vähemasti Vene kodusõja puhkemine oleks edasi lükkunud. Ühesõnaga, kui Punaarmee oleks saanud täie jõuga rünnata lääne poole, mitte ainult Eestit, aga siis ka meie lõunapoolseid naabreid kuni Ukrainani välja ja tekib küsimus, mis siis oleks saanud. Mis oleks saanud, kui see lugu jäänuks olemata? Vabadussõja lugu, mis algas enam kui 100 aasta eest. See on ehk üks meie rahva ja riigi olulisemaid peatükke. Vabadussõda, mis kestis 14 kuud. Mis on 14 kuud aastatuhandete, sajandite, epohhide kõrval? Üksnes 14 kuud. Selgi poolest võivad 14 kuud vormida rahva, vormistada riigi. Vabadussõda algas 28. novembril 1918 ja lõppes Tartus sõlmitud rahuga 2. veebruaril 1920. Kui vaikised relvad olid just nagu tühjusest üles ehitatud riigiaparaat, ühiskond ja rahvuslik eneseteadvus. Eestlane ei olnud enam matslik maarahvas põllul või vaene kalur merel. Eestlastest sai rahvus. Kuidas oli see võimalik? Puudus oli kõigest relvadest, riieteni, autodest, vankritest, hobustest, saabasteni. Sidepidamine oli katkendlik ja käsud jõudsid kohale vaevaliselt. Kuid sõda oli ikkagi sõda, vastas vaenlane ja selja taga isamaa. Jõuti kaugele välja kodumaa piiridest. See on kaugeim punkt, kuhu Eesti sõduri jalg astus Ratsaväe üksuste toel Jekavpils Lätimaal rohkem kui 200 kilomeetri kaugusel Eesti piirist. Eesti sai abi ka piiri tagant nii kaugelt kui lähedalt. Esimesse ilmasõtta läksid mehed Vene tsaari riigi eest. Siis pärast iseseisvuse väljakuulutamist 24. veebruaril läks Eesti Saksa keisririigi alla. Aga novembris 1918, kui mõlemad impeeriumid lagunesid, polnud Eestit ühelgi maailmakaardil. Tõsi, mis tõsi. Ei suutnud need kaardimeistrid sellise hiilgava rahvuse tulevikku ette näha, et oleks juba eelnevalt selle kuidagi ära markeerinud. Aga nagu näha, pole siin teisigi riike, see maailm oligi rohkem selline impeeriumide ja suurriikide maailm ja ega selliste väikeste riikide juurde kujunemist ka nende suurriikide juhid ju tegelikult hea pilguga ei vaadanud. Tekitab piire juurde, tekitab kaubandustõkkeid ja nii edasi, nii edasi. Siin saame lohistada, vaadata, mis seal Eesti kohal siis parajasti on. Et kui nüüd see üks pika pilguga kaardimeister oleks tahtnud selle Eesti sinna
mingil moel juba näiteks 10 aastat enne esimest maailmasõda kuidagi kirja panna, et ega tal see kerge ei oleks olnud, et ega neid etnograafilised piirid ei olnud ju sugugi selged. Eesti asundusi oli siin Peipsi taga, kui Eesti ajutise põhiseaduse arutelul mõeldi, et kust koha pealt, et kuidas sinna põhiseadusesse piir siis kirja panna, et siis tükk aega arutati, et äkki ta peaks minema mööda Luuga jõge, aga nüüd probleem oli selles, et need Eesti asundusi asus ka tagapool Luuga jõest ja siiapoole jäi siis vene külasid väga palju, et need olid selline segaasustus. Eestis jõuti järeldusele, et meie piir peaks minema teisel pool Narvat mingisugune 10 või 20 kilomeetrit niimoodi, et Narva oleks siis kaitstud. Oht idapiiril ja eriti Narval võimendus kohe, kui Saksamaa maailmasõja kaotas ja seal revolutsioon puhkes. Nii lõppes 11. novembril Eestis Saksa okupatsioon. Saksa väed tõmbusid tagasi ja piirid jäid kaitseta. Riik nendes piirides oli toiminud paberil vaid vähem kui aasta ning nii-öelda päriselt üksnes paar päeva. Eesti vägi sündis peaaegu mitte millestki. Igas sõjas lõppude lõpuks relvad üksinda ei sõdi, vaid sõdivad lihast ja luust inimesed ja lihast ja luust inimeste tugevus ei seisne üksnes lihastes, vaid ka südames ja peas. See, et oli olemas professionaalne Eesti ohvitseride kaader, kes olid siis varasemates sõdades, näiteks Vene-Jaapani sõjas kogemusi saanud, aga laiemalt siis esimese maailmasõja käigus, et nad teadsid, kuidas sõda pidada, olid professionaalsed sõjaväelased, et see oli üks oluline eeldus. Ja eriti oluline oli eestlastest sõjaväelaste tagasipöördumine kodumaale. 1917. aastal ei moodustatud rahvusväeosi sugugi mitte rahvusromantikast kantuna, vaid hoopis praktilistel põhjustel. Vene impeeriumis leiti, et sissetungiva Saksamaa vastu võitlevad kõige tõhusamalt just kohaliku päritoluga inimesed. Nii koondati üle impeeriumi pillutatud Eesti sõjaväelased kodumaale ja sündis esimene Eesti polk asukohaga Haapsalus, millele järgnesid teised üle maa. Sakslaste edasitungimine nende tegevuse küll lõpetas, kuid mehed jäid alles, mingil määral ka relvi. Ja muidugi ei saanud miski võtta kogemusi ja teadmisi, näiteks teadmist sellest, et edukus sõjas hõlmab kõigi pisiasjade silmaspidamist. 1918. aasta lõpus puudusid Eesti oludele vastavad määrustikud ja juhised ja Vene sõjaväe määrustikku tõlgendas iga väeüksus omatahtsi erinevalt. Oli vaja ühtseid juhtnööre, ka selliseid, mis puudutaksid sõdurite igapäevaelu ja olmet, et tagada see, et sõdur teenistusest ei tüdineks. Kõige alus on ju sõdur. Kui sõdurit ei ole, kõht tühi nälgasega, siis pole relvadest ka kasu ju. Siin on praegu 400, jah. Mul on veel 200 ports on veel kärusel. Ma ühte laulu laulan suure murega. 21. novembril avaldati esimest korda juhtnöörid rahvaväe polkude ülematele. Mitmes punktis keskendusid need rahvaväe meeleolule. Juhtnööri rõhutasid, et rahvusväelased ei tohiks teenistusest tüdineda. Meeleolu tuleb tõsta laulu ja ettelugemisega. Oluliseks peeti kehakinnitust. 13. punkt kohustab roodude ja komandode nooremaid ohvitsere oma roodu ehk komando kasarmus elama ja rahvaväelaste katlast sööma, et oma mehi paremini tundma õppida ja suurendada vastastikku arusaamist ja lugupidamist. Selline haruldane mõte oli Eesti rahvaväe ühtsuse aluseks. Puhja alevikus võib nüüd vaid aimata, kus kogunes rahvas 100 aastat tagasi. Kõrts, valla- ja seltsimaja, kirik, kohalik uhkus. Erinevalt saaririigist, kus ohvitser oli sõdurist kõrgemast klassist, olid Eesti rahvaväelased võrdsed juba päritolu tõttu. Talupoegade pojad enamasti kõik, kuid talupoegadele võis sobida ka töörahvariik, mis ei paistnud sugugi halb, sest töörahvariik välistas asjatuna näiva sõja.
Sõja, mis oli rahva vaeseks teinud. Linnades valitses söögipuudus ja sõtta viidi ka talupoja põhiline töövahend hobune. Pidevad segadused olid meelekindluse võtnud. Adrenaliinitaset oli raske üleval hoida. Et tüdimust peletada, läks vaja kedagi erilist. Siit Puhja seltsimajast või rahvamajast saatis Puhja rahvas mehed võitlema. Peale Eesti valitsuse üleskutset vabatahtlike mobiliseerimiseks siis ka Puhjamehed hakkasid seda ette valmistama. Vallamajas toimus koosolek, kuhu mehed kokku kutsuti. See oli juba 27. novembril veel enne sõja algust. Ja seal siis arutati, et mida teha. Ja algul mehed kõhklesid muidugi. Siis üks noor mees, kes oli alles sõjast tulnud, esimesest maailmasõjast, Johannes Jürgenson, ütles, et eile tulin ja homme lähen sõtta uuesti. Ja peale seda hakkasid ka teised mehed siis, et tuleb ikka minna ja siis pandi mingi 120 meest kirja, osa jäid küll sealt välja esialgu, aga siis sai nagu väesalk kokku ja selle juhiks sai leitnant Karl Lamp, kes oli esimesest maailmasõjast teeninud koos Julius Kuperjanoviga. 1. detsembril oli pidu seltsimajas ja kus loeti ette manifest, nende vabatahtlike sõttaminejate manifest, et me oleme valmis andma kõik oma eluga vaba Eesti eest. Vallavalitsus omalt poolt siis lubas hoolitseda ka nende sõttaminejate perede eest ja hiljem siis ka, kui nad ka nende perede eest muidugi, kes tagasi ei tulnud sõjast. No see räägib sellisest puhjalaste üksmeelest. Muidugi on ka oluline, et siin olid eestvedajad, olid puhjaharitlased. Rahvusriigi tähtsaim toetaja on kirjaoskaja rahvas, keda juhivad kooliõpetajad. Tuntuim neist on pea müütiline Julius Kuperjanov. Aga kirja kõrval hakkab üha tähtsust juurde saama ka pilt ja fotograafia. Piltidel saab maailmale näidata vastsündinud riiki. Puhjast jõuab sõjaväljale isegi mitu osavat piltnikku. Ernst Perna ja Eduard Selleke. Viimane oli pöörase elulooga mees. 1917. aastal oli Selleke Lenini autojuhiks. Ta pildistas Kerenski võimule tulekut ning oli viimaks vabadussõjas teise polgu ridades. Kuigi kogu sõja jooksul polnud Eestil lahinguväljadel ühtegi ametlikku sõjapiltnikku, pildistasid sõjasündmusi paljud vabatahtlikud fotograafid. Parikas, Akkel, Niilus, Lomp, Poska. Vabadussõja päevist on säilinud 2 8-minutilist filmijuppi. Need kaadrid võtsid üles Taani vabatahtlikud. Nõnda on just fotograafid andnud sellele sõjale näo, kus oma osa rahvuslastel, eestlastel. Teada on üle 4000 foto, millest säilinud 3000 jagu. Autoreid neil hinnanguliselt 20. Nad pildistasid sõja keskel klaasnegatiividele, mis olid õrnad, vajasid paberile jäädustamiseks erilist keemilist töötlemist, ilmutamist. Fotod vabadussõjast, hiljem ka Eesti maastikest ja kultuuritegelastest, ehitistest ja tööstustest hakkavad kujundama Eesti omapära, kontuuri, looma riiki paberil. Seda lugu on väga raske rääkida, sellepärast, et me ei kujuta ette esiteks seda ühiskonda, mis 100 aastat tagasi oli. Et väga raske on võib-olla tänapäeva inimesel üldse seda sõda ja sõda seletada ja kuidas sõjatingimustes inimesed elavad. Et võib-olla kui rääkida sellest vabadussõja iga inimese enda loost ja just see tavainimese kogemus on see, mis teeb sõja meile kui ajaloo huvilistele lähedaseks, sest me suudame nende inimestega suhestuda, me suudame suhestuda palju paremini võib-olla ühe lihtsa Tallinna naisega, kelle mees läks sõtta ja kes jäi üksinda 3 lapsega koju. Ja see lugu, kuidas tema jäi ellu vabadussõjas, on minu arust palju isiklikum lugu kui see, mis juhtus lahingutes.
Nii, hakkame päevakangelasest peale. On juba teada, mis väeosa ja kuidas teenistus läheb? Vahipataljoni 11 kuuks lähen. Kuidas siis on ära saata? Noormees? Täitsa normaalne, see ongi, ei ole enam nii hull, nagu ta ju kunagi oli, kui läks aastateks ära, et siin samas kodu lähedal ja iga pühapäeval saab külas käia. Ma arvan, et siin Eestis ei ole midagi hullu. Ja see aeg läheb kiiresti. Ja see aeg on iseenda jaoks, et ta saab mõelda iseenda peale, tegeleda iseendaga, mõelda, mida edasi teha. Kuidas füüsiliselt on see teenistus? Kuidas valmis oleks selles mõttes on? Mitte eriti, ausalt ütlen. Et loodan, et seal saabki vormi. Kaitsevägi on rahvavägi ja ta koosnebki nendest inimestest, kes meie ühiskonnas on. Ja vastavalt siis ka Kaitsevägi peab ise kohanema ja leidma ka rakenduse nendele, kes võib-olla ei ole füüsiliselt nii võimekad. Siit võtta seljakott ja seljakoti, torukoti ja kummikutega liigu siis sinna müüri äärde. Seal müüri ääres siis paki oma kummikut kas siia seljakotti või torukotti selliselt, et sul jääks 2 elementi, jääks seljakott ja torukott. 100 aasta eest koosnes rahvavägi peamiselt maatööga harjunud noortest meestest, kelle jalad olid tugevad, et pidada vastu pikkadel rännakutel ja nende käed olid nähtavasti relva kasutamisel osavamad, sest oli harjutud oma kätega midagi valmis tegema. Nõnda oleme 100 aastaga kaotanud midagi oma füüsilistes võimetes. Ma ütleks nii, et inimene on ikka inimene. Muutunud on keskkond, tingimused, situatsioon, ühiskond tervikuna. Lugedes ka 100 aasta taguseid sõjaväelaste kirjutisi, siis ikka ja jälle tuleb tõdeda, et see aeg oli küll teine, aga nii sisu kui meetodid, kui probleemid, kui väljakutsed olid suhteliselt sarnased, kui nad on tänapäeval. Nii 100 aastat tagasi kui tänapäeval need noored, kes tulevad ajateenistusse, ei ole pimedad käsutäitjad. Nad on mõtlevad inimesed. See on see väljakutse, kus juht peabki näitama, et ta suudab põhjendada, selgitada, näidata üles valmidust, järgida kõrgema ülema kavatsust ja panna ka oma üksus vastavalt siis ka tööle. Tohutu vedamine oli see, et leidus Eesti juhtkonnas, ütleme, kriitiline mass inimesi, kellel oli autoriteeti, kes nägid läbi, et seekord on selline ime isegi võimaluste piires. Napilt, aga osutus tõeks ja me peame nüüd tagantjärele ja peamegi pidama neid inimesi tarkadeks. Et legendaarseks on saanud või pool mütoloogiliseks, et lõpuks ei tea, kas oli nii või olnud, et see Konstantin Pätsi rusikahoop vastu lauda, kus ta siis oli käratanud, et tuleb vastu hakata. 100 aastat tagasi novembris inimesed ju ei teadnud üldse, mis juhtub. Kõige reaalsem oht oli Punaarmee. Ja see oli ilmselge, et see Nõukogude Venemaa hoiak oli niivõrd tugev, et selle nimel sakslased, balti sakslased olid valmis isegi Eesti valitsusega koostööd teha. Seda sama tegid ka Vene-Valged, see Põhjakorpus. Nii et selles mõttes see ideoloogiline hoiak tegi seda koalitsiooni. Ja sellel olukorral olid just sakslased ja venelased need, kes tegelikult toetasid ajutise valitsuse. Vabadussõda polnud vaid sõda oma maa eest, see oli ka võitlus maailmavaate eest. Ühele poolele võisid sattuda mitu täiesti erinevat jõudu, millel erinevad tahtmised. Vene-Valgete eesmärk oli taastada oma endisest suurusest saaririik, mis omakorda välistanuks Eesti riigi. Siiski olid Vene-Valged abiks just selle riigi kaitsel. Balti sakslased, kes olid 1918. aasta alul enamlaste terrori all kõvasti kannatanud, leidsid, et ainus võimalus on sõdida maarahvaga koos, ehkki maarahvas ähvardas võtta nende privileegid. Nii moodustati Balti pataljon, mis allus Eesti väejuhatusele. Mõlemast jõust, nii Vene-Valgetest kui osast kohalikest baltisakslastest,
said eestlastele olulised liitlased. Maailma suurriigid olid sellest pigem segaduses. Milleks seda sõda ikkagi pidada? Võitlesid ju meie esiisad just nimelt Eesti riigi eest, Eesti iseseisvuse eest ja mis võiks veel olla kohasem kui vabadussõda. Ehkki paralleelselt on ju kasutatud vahetevahel ka iseseisvussõja nimetust, mis sisuliselt on see sama. Kõige laiemas plaanis oli tegemist muidugi esimese maailmasõja lõpuvõitlustega ja kindlasti võib ju rääkida veel ka sellisest ühest osast Vene kodusõjas, seda eriti kui vaadata nüüd jällegi valgete poole pealt. Ja on ju nii natukene naljatamisi räägitud veel ka Eesti-Läti sõjast, vähemalt sellest, mis tuuris kuskil seal 19. aasta esimesel poolel, lihtsalt ühel pool olid lätlased ja teisel pool eestlased, et riikide vaheliseks sõjaks seda loomulikult pidada ei saa, erinevalt vabadussõjast endast. Ja muidugi täiesti eriolukorras on ju vabadussõja üks osa Landesveri sõda, kus võideldi ju hoopis teistsuguste vaenlastega, hoopis teistsuguste eesmärkide nimel. Muidugi Eesti vabadus ja iseseisvus terendas kuskil seal tagaplaanil, aga tegelikkuseks Landesveri sõja põhjuseks oli ju ikka pigem võitlus Balti-Saksa aadli ülemvõimu vastu ja oma maa saamise nimel. Nõukogude aegsetes käsitlustes oli juttu põhiliselt kodusõjast, mis võib-olla ei olnud isegi nõukogude ideoloogia kohaselt päriselt sobiv, et täpsem oleks kasutada seda, mida Punaarmee ise väitis sõja ajal, nimelt, et tegemist on klassisõjaga, võitlus kodanluse ja proletariaadi vahel. Alates 20. sajandi algusest on meie ühiskond ikkagi olnud poliitiliselt heterogeenne ja see ongi hea ja see ongi tegelikult vajalik. Ainult siis sõja puhul, kus nüüd need vaated lüüakse niimoodi reljeefselt lahku, et siis võib seal juhtuda niimoodi, et vend on venna vastu ja siis see on selles mõttes halb. Aga Eesti vabadussõda me ju ikkagi kodusõjaks ei pea, sellepärast et punaste poolel oli ilmselge vähemus eestlasi ja need ka, kui sõja edasi minnes, siis nad ka minetasid igasuguse vaimustuse oma vendade vastu sõdides. Eesti punastes kütipolkudes sõdis sõja alul vähemalt 3000 eestlast. Nende arv kogu sõja jooksul on ebaselge, sest ühelt poolt mobiliseeriti vallutatud aladelt sõdureid juurde, teiselt poolt tuli eestlasi palju ka üle. Soome ajaloolane Seppo Zetterberg on öelnud, et Eestit eristab Soomest see, et meie sõda ühendas rahva, Soome omaga lõhestas selle aastateks. Minu meelest piir on väga selge. Teil Eestis oli absoluutselt, see oli vabadussõda. Oli. Ja meil Soomes see oli vabadussõda, see oli kodusõda, sellepärast, et seal olid meie valitsuse sõdurid ja need punased. Ja nemad olid soomlased ja sellepärast see sõda Soome jaoks oli keeruline. See tähendab ju seda, et aastakümneid hiljem see jagas meie rahvuse kahte ossa, punased ja valged. Selline nägi välja Soome kodusõda punaste ja valgete vahel. Ka eestlaste seas oli siiski bolševistliku maailmarevolutsiooni võidu suuri toetajaid ehk punaseid, iseäranis just sõja puhkedes. Vasakpoolsetel oli ka asutava kogu valimistel suur toetus. Sõda oli teinud vaeseks, elu oli raske, otsiti radikaalseid lahendusi. Aga lõpuks panid töörahva riigi pooldajaid rahvusriiki toetama sotsiaaldemokraadid. See jõud osutus ühtäkki populaarseks. See oli ka mingil määral rahvusvaheline areng, aga et sotsiaaldemokraadid said aru, et kõik need sotsiaalsed reformid, mida nemad tahtsid läbi viia, et tõenäoliselt oli võimalik seda läbi viia ka rahvusriigis. Nii et kogu see bolševikliku idee, et maailmarevolutsioon, see ei olnud enam nii tähtis nende jaoks. Rauastumine raisk. Maailmavaate eest peetakse lahinguid, aga sõjas on peamine töövahend ikkagi metallist ja toimib püssirohuga.
Eestisse oli vabadussõja puhkedes jäänud väike kogus relvi. Needki rikkusid Saksa okupatsioonivõimud. Puudu olid kas siis lukud või sihikud. Ka laskemoonaga oli kehvasti. Kirjust relvade valikust tulenes ka vajadus väga erinevale laskemoonale. Niisugust segadust pole hilisema 100 aasta jooksul ette tulnud. Peaasjalikult kasutati küll Venemoona, aga näiteks kuulipildujatega tuli kaasa ka veel Inglise moon ja lisaks ka siis eriti sõja alguspoole peal oli ka päris palju ka nii-öelda Jaapani relvi. Oli olukordi, kus tegelikult väeüksustel oli tihtipeale 4 erinevat laskemoona tüüpi. Esiteks relvad on läinud täpsemaks ja ka laskemoon on muutunud paremaks 100 aastaga. Ja enam väga nii-öelda pintrelvasi tavalahingus väga ei kasutatud, et tänapäevaks on üle mindud juba automaatrelvade peale. Üks, mida ei saa ilma sõjata harjutada, on inimese pihta tulistamine. Teise jalavapolgu mälestustes öeldakse, et see on suur probleem ka 2 kuud peale vabadussõja algust. Räägitakse, kuidas Petserimaal alamkapten Nestral käib mööda meestahelikku lahingu ajal nuudiga, et utsitada mehi mitte laskma üle vaenlaste pea. 100 aastaga on muutunud ka põhimõtted sõjalise jõu määramisel. Vabadussõja ajal loetakse kokku tikud ehk täägid ja mõõgad. Mõõgad on ratsateenistuses, võitlejad mõõga ja püssiga. Täägid ehk tikud on muudes väeliikides rindel olevad püssidega varustatud võitlejad. Sõdurite arv oli tääkidest alati suurem, sest tääkide hulka ei loetud sapööre, sideväelasi, kuulipildureid, tööroodumehi, ega kokkasid, kirjutajaid, velskreid, varustajaid ega rongijuhte, küüdimehi ja arste, kes enamasti ei olnud ei sõjaväelased, vaid hoopis eraisikud. Kuid ka nende seas oli sõjas langenuid. Väga olenes kirurgi julgusest, kes läks kohe esimesele tulejoonele, nii nagu tänases sõjakirurgiski selgeks on saanud. See, kes esimesena paneb käe haige külge ja see, mismoodi ta selle nii-öelda käe haige külge paneb, sellest sõltub, kas haige edasine käekäik läheb hästi, kas ta jääb ellu, kas tema vigastus saab hästi ravitud ja nagu koos hoitud. Vabadussõjas andis oma elu 12 arsti. Paljud neist surid plekilisse soetõppe ehk tüüfusesse, mis vabadussõja lõpul ähvardas võtta epideemia mõõtmed. Sõdurid hukkusid kas lahinguväljal või haigestusid seal surmavalt. Suurimaks ohuks said ka düsenteeria ja rõuged. Eluga tuldi välja kergematest suguhaigustest. Tänu Tartu Ülikoolile oli Eestil silmapaistev meditsiiniteenistus. Haavadesse suremise protsent oli üks selle perioodi sõdade madalamaid. 100 aastat hiljem võib ajaloomuuseumis tõdeda, et kuigi sõjas ei saa loota surematusele, võib selle tuua kangelaslik surm, mis loob müüte. Vabadussõda siin. Just, ja siin ongi siis meie kultusobjektid, kangelaste mundrid. Mundri järgi saame ju midagi öelda ka inimese kohta. Kui suur ta oli? Siin vaadates neid mõlemad, siin kõrval olevad ka kuube, siis toistab tegemist olevat saledate ja Kuperjanovi näol ka pikapoisiga. Miks ta oli selline karismaatiline ja jälgiv, et ta oligi, et ta tegutses kiirelt, hulljulgelt, võib-olla isegi liiga hulljulgelt, see sama surma saamise lugugi, et napilt ennem seda oli ta teatanud, et seda kuuli, mis teda võtaks veel ei ole olemas, aga ei tasu kunagi nagu ära sõnada, et temaga läks teisiti. Kuidas see meieni on jõudnud? See lugu on ka hea Eesti ajaloo kokkuvõte, et siis kui vabadussõda käis, siis juba hakati mõtlema vabadussõja kangelastegude jäädvustamise peale ja korjama neid materjale. 22. aastal siis Kuperjanovi Lesk annetas selle kuue, siis ta oli sõjamuuseumi valduses, aga siis juhtus see,
et siis saabus Nõukogude okupatsioon ja sõjamuuseum pandi kinni, väga palju eksponaate, museaale hävitati ja mingi osa jagati laiali. Mida rohkem me teeme selliseid avastusi, kus me oskame mingit eset seostada konkreetse isikuga, seda elavamaks muutub ajalugu, et siis me saame juba eseme kaudu uurida seda isikut ja rääkida tema lugu. Kuperjanov on ikkagi meie vabadussõja ajaloos väga õnnelik selline uurimisobjekt. Loomulikult on palju tema pärandit kaduma läinud, tema aumärgid, me ei tea, kus need on. Me ei tea paljusid asju, aga võimalik, et kunagi õnneliku juhuse kaudu me midagi leiame veel. 50ndate alguses, 51. aastal saabus ajaloomuuseumi direktoriks Aleksander Kelberg, kes oli niisugune tõsiusklik kommunist, stalinist, kes hakkas ka omakorda usinalt seda muuseumit puhastama. Aga õnneks töötas üks noor laborant ajaloomuuseumis, kelle ülesandeks oli siis sõjamuuseumist üle toodud asjade inventeerimine ja tema siis hinnates õigesti olukorra tõsidust, peitis need kuued tegelikult ära. Varjamise üks olulisemaid isikuid oli ajaloomuuseumi töötaja Leida Anting, kes osaliselt nagu kustutas selle mälu, aga säilitas seda siis isiklikult. Ja 95. aastal, kui Eesti Vabariik oli juba iseseisvunud, siis juhuslikult leitakse Eesti ajaloomuuseumist, sisuliselt siis kolikambrist üks kast, kus tuleb siis 10 tõenäoliselt siis vabadussõjaaegset mundrit välja ja need mundrid on juba üsna kannatada saanud ja nad paljud vajavad siis ka keemilist puhastust ja see on mõnes mõttes saatuslik Kuperjanovi Frenchile, sest Kuperjanovi Frenchi sisekülg on verine, aga keemilise puhastusega hävib, ütleme, see verejälg seal. Ja niimoodi võetaksegi ta arvele tõenäoliselt siis vabadussõjaaegse vormi riietusena. Ja tollel ajal, kui see pärand siis uuesti arvele võeti, paljud oletasid, et üldse midagi ei ole säilinud, et arvati, et see, mis ajaloomuuseumis 50ndate aastate alguseks veel oli säilinud, et see anti hoopis teatritel kasutada, et mingites etendustes, et see kulutati ära ja mitte midagi ei jäänud järgi. Mingisugune isegi rohkem päris hea nurga. Ajaloo keerdkäikudes oleme kaotanud päris palju vabadussõja pärandist. Seda, mida saanuks füüsiliselt hoomata ja seda, mida saanuks mäletada. Alles jäänu on teatraalne, pisut puhevile aetud. Oleme pidanud kaitsma enda loodud müüti, palju aastaid veel ka salaja. Mõnikord on ajalugu võrreldud geograafiateadusega või kartograafiaga, et nii nagu ei ole mõtetki toota ega ei ole võimalik toota ühtegi maakaarti siis suuruses 1:1, et nii suurelt kui asjad tegelikult olid, et nii ei saa ka ajaloos jutustada 1:1 ajalugu ümber, et me alati peame võtma mingisuguse siis distantsi, valima nurga, hindama seda erinevalt, süžeestama seda erinevalt, aga tõe taotlus peab kõige selle juures olema. Tegelikkus on Eesti puhul kindlasti see, et kui vabadussõda hakati uurima uuesti 90ndatel, siis oli ju meie jaoks hästi-hästi oluline luua selline uus ja värske pilt vabadussõjast ja paratamatult me peame tunnistama, et sõja need suured sündmused, suured mehed ja see tulemus on ju hästi-hästi oluline ja me tahame teada iga detaili selle kohta. Ühel hetkel, kui see on kõik ära uuritud, siis me saame aru, et tegelikult sõda ei koosne ju ainult suurtest meestest ja suurtest sündmustest. Sellise rahva, meie sellise riigi identiteedi seisukohalt on ka muinasjutt oluline. Aga selle muinasjutu kõrval ei tohi unustada ka sellist ajaloo sügavamat uurimist, et me peame kindlasti ka vabadussõjast teadma ka tõde. Ükskõik, kuidas vabadussõjale ka ei vaataks, kas siis kui kirjatule ajaloole või siis kui kirglikule kangelaste loole, suurele müsteeriumile, igal juhul on selge, et seni just kui paberil olnud riigist sai vabadussõja käigus
elus tõeline riik vere hinnaga. Mitte kõikidel iseseisvuspüüdlusi näidanud rahvastel ei läinud nii hästi kui eestlastel. Vabadussõda andis Eestile veenvuse ja elujõu ja seda ei unustatud ka okupatsiooni ajal. Kallis rahvas, tulge improviseeritud kontserdile. Siin samas kohe hakkavad mängima hästi kõvad pillimed. Kuulete, mõnda vabadussõja laulu saate ka kaasa laulda, nii et. Kui need saksad ära läksid, võiamuuna kaasa võtsid. Kui need saksad ära läksid, võiamuuna kaasa võtsid. Narva tagant puunakaaru, litsust peale niimismaaru. Narva tagant puunakaaru, litsust peale niimismaaru. Eesti poisid ei saanud mahti kaaru peale joosta jahti. Eesti poisid ei saanud mahti kaaru peale joosta lahti. Polnud püsse, polnud viivu, kas või saanud kibu. Polnud püsse, polnud viivu, kas või haaras saulas kiibu. Valkla karu vantsis välja, sea siis äkki keeras selja. Valkla karu vantsis välja, sea siis äkki keeras selja. Hülsis teda vemmeldati, hiigat pidi nüppeldati. Hülsis teda vemmeldati, hiigat pidi nüppeldati. Tuustiti, et lentsid karvad, välkusiivad päkad varvad. Tuustiti, et lentsid karvad, välkusiivad päkad varvad. Narva taha karu aeti, teema rikud maha maeti. Narva taha karu aeti, teema rikud maha. Aga Tartu kandis sama lugu, kööti kaarul soojaks puugu. Tartu kandis sama lugu, kööti kaarul soojaks puugu. Soomusrongi ülemparts, lahmis punas plirts ja plärts. Soomusrongi ülemparts, lahmis punas plirts ja plärts. Kupperjanov abimees tuttis taaset luumikees. Kupperjanov abimees tuttis taaset luumikees. Piirikarsti korda seati, karu Peipsi taha aeti. Piirikarsti korda seati, karu Peipsi taha aeti. Seal ta huitas hurises, hirmust vaene väärises. Seal ta huitas hurises, hirmust vaene väärises. Eesti poissi kartis väga, sest see lõi tal välja lööga. Eesti poissi kartis väga, sest see lõi tal välja lööga. Varsti jälle Valga taga kostis kõva saksa praga. Varsti jälle Valga taga kostis kõva saksa praga. Paarunite saavarakud, mõisnikud ja anderlakud. Paarunite saavarakud, mõisnikud ja anderlakud. Tuuli torjastama rahvas, kes sest kaitses väga vahvas. Tuuli torjastama rahvas, kes end kaitses väga vahvas. Kohe polgud olid koos, rindi peale tormihoos. Kohe polgud olid koos, rindi peale tormihoos. Okmanite suuletutid lendasid kui tuulejutid. Okmanite suuletutid lendasid kui tuulejutid. Löödi nässu Saksa vägi, seda inglane ka nägi. Löödi nässu Saksa vägi, seda inglane ka nägi. Riia linna väravas armusaks käis palumas. Riia linna väravas armusaks käis palumas. Nii see oli sõjalugu, hange Eesti meeste sugu. Nii see oli sõjalugu, hange Eesti meeste sugu. Määlestame seda nalja, joome jutu jätkuks kalja. Määlestame seda nalja, joome jutu jätkuks kalja.